meil juba... Mehtie on meil nüüd Toyota Supral minemas ja pidamisega ei ole siin küll midagi pistmist. Noh, jah, eks tuleb talle ilmselt öelda, et päris nii ka ei sõideta, aga... Inimeste vahel veel, ega seal väga palju ei puudunud, kui oleks juba risti raja peal olnud. No, kahjuks ta nii on, jah, vaatame, et ilusasti lõppu jõuaks. Ja paukis ära. Ja paukis. 234 on siis mängima, aga vaatame siis. Õnneks see auto suitser ka vähemalt näeb. Kui enam ei suitse, siis tead, et ei tööta. Suitsu järgi näeb, et läheb veel. Peasi, et õli jätkuks raja lõpuni, mis kõige olulisem. Jah, võib-olla mehed on harjunud träägi sõitma, et 400 meetri peal ei ole hullu. Ei saa veel otsa, aga kui kilomeetrit on vaja sõita, siis on väike vale arvestus. Nii, aga tulemus siis? Läheneb ka vaikselt finišijoonele nii-öelda. – 205 kilomeetrit tunnis. Toomas Kamsalu tähendab seda, et peale seda masinat tulevad kõik need 10 sealt lõpust tagasi. Mis tähendab nii-öelda pisikest sellist pausi. Mitte küll nii pikka, et te peaksite raja ennast kuhugi ära kaduma, aga siiski veidikene viivitus. Ja tuleb tulemus, kuulake nüüd, 262 kilomeetrit tunnis, teeme aplausi Toomas Tamsalu, 206. Ja vahele ehitatud, nii et ei ole tegu täiesti tavalise Lexus IS 200-ga, nii et kuulimist küll ja küll, sest et 450 jõudu on ikka täitsa muljetavaldab. Vaatame, kuni lõpuni jõuab, siis näeb ka lõppkiirus võrdlust nii-öelda teistega. Sõidab tema siis meil C-klassis. Hetkel C-klassis kõige kiirem on Sagib Mehtijev 234 kilomeetrit tunnis. Ja täpselt sama tulemus, ehk siis 234 kilomeetrit tunnis. Vaatame, mis siit tuleb. Pea eest ära lükkama. Nii, ootame tulemust, aga järgmine mees. 63 hobujõudu. Ise ta ennustas umbes 140 kilomeetrist lõppkiirust, kui ma õigesti mäletan. Et vaatame. Nagu te näete, kõik siis rada kuivab hämmastaval kiirusel natukene siin stardis. Veel on niiskust, aga juba mõnisada meetrit edasi on rada täiesti kuiv, nii et see viimasabin oli ainult hetkeks ja ainult siin. Aga stardis on meil mees, keda meil selle autoga vist ei ole, mina ei ole selle autoga mitte kunagi näinud. Ta ütles, et ärge nime öelge, palun. Ei ütle või? VM on jah, esitähed. 155 kilomeetrit tunnis eelmisele sõidule. Rattast. Päris kuri loom, jah. 8-liitrine mootor, mis on kompressoriga üle laetud ja lisaks sõidab metanooliga. Tahaks väga loota, et see auto siin ühte tükki ka jääb. Eelmisel võistlusel Haapsalus nädal tagasi proovis ta küll sõita nii palju kui võimalik, aga ei ole terve. Vaikus ennem tormi, vaatame, et ta nüüd ilusti turvaliselt sealt andurite vahelt läbi on, kuulame tulemust. Mõnus vaikus ennem tormi. Suures ega see sõit ei tundnudki nagu midagi erilist. No ega ta ei läinud ka hirmsa mingi mürtsu ja paugu. Selliseid hääli ja selliseid trikkeretis 240 hobujõuline auto. Hube on ka kitsi oma tulemuste avalikustamise.
ma ei ole kuigi kindel, et ta isegi päris täpselt teab, palju seal seda jõupoissi on dünos käinud. Aga number 38, Raido Runtal, Volkswagen Golf 1 on meil siia tulnud. 1,8 liitrine mootor. seal küll, jah. Seda võib öelda. Aga ei ole see. Tähendab, jah. Esimesed. Ebaterve inimene, kellel küll vaadake, tutikas esiklaas on ees, ära vahetatud siin samas poole tunniga autoklaasi meeste poolt, nii operatiivset tegutsemist ei näe iga päev. Henri Puumas siis jah, selline õnnetu hing, kellel lihtsalt tee peal kiviklaasi lendas. Aga Gert Reufeld sõidab välja tulemuse 245 kilomeetrit tunnis, on ka aplausi igal juhul väärt. Ja Henri Puumas läheb meil ka C-klassi sõitma 2,6 liitrine Audi turbomootor, 400 jõudu väidetavalt siis siin. Aga ei, see sõit on vist lõppenud, Henri Puhmase jaoks tundub. Läks laiali ilmselt käigukast. Ei, sõidab edasi, ju ei saanud korralikult käiku sisse. Eks ta mingi lõpptulemuse saab, aga kindlasti mitte sellist, mida oodanud on. 2,3 liitrine turbo ülelaetud mootor ja 60 jõudu väidetavalt. Robert! Robi! Robi, viska käppa! Aga siia on veerenud meil Kristo Mägi oma BMW E30-l. Nii, Rain Ojaveer eelmises ringis 203 kilomeetrit tunnis sõitnud, vaatame, kas siit tuleb parandus ka. Loodame! Arne Sudarinen, ka Dragirajadel tuntud mees, Fiat Coupe'le antakse praegu nii, et Fiat karjub Itaalia keeris, ära tee. Seda häält on ikka kuulda praegu. Vaatame, 226 on siis tema esimese vooru tulemus. Rada vaba, võib minna. Sellest masinast on välja piigistatud üle 500 hobu ju. Ja see ei ole mitte mingi IHP, vaid seda on Dynopink näidanud, nii et väga vinge mootoriga on tegemist muidugi, jah. Vale ots veab, nagu me siin arvastame öelda. Me ei tunne numbreid nii palju. Meil on rajale nüüd kihutanud Indrek Tepp on BMW M3-l. M3 turbo.